vägi sinus eneses, see on vägi sinu sees. Metsa pehmes süles sündima saab taim, tarkuse ja jõuga sirgub taimes vaim. See on vägi sinus eneses, see on vägi sinu sees. See on vägi sinus eneses, just seda ongi. Hiielante taga sosistavad puud, jõudu meile jagad, tormi hüüab tuul ja süda mitmes keeles lausub sulle head. Lihtsalt hoia meeles sõnad lauluread. See on vägi sinus eneses, see on vägi sinu sees. See on vägi sinus eneses, see on vägi minu sees. Lammutan müürid ja mustrid, mis hoiavad ahelais mind. Ammutan väge ja jõudu, ma tunneb, kui laulab mu hing. See on vägi sinus eneses, see on vägi sinu sees. See on vägi minus eneses, just seda ongi, just seda ongi. Tere tulemast Kaia kooli põhikooli 6. lennu lõpuaktusele. Alustame tänast pidulikku sündmust Eesti Vabariigi hümniga. Tänane päev on eriline. See tähistab ühe olulise etapi lõppu, aga veelgi enam uue algust. Sõna on kooli juhatajal Marit Otsing-Saarel. Tere ja head lõpetajad
kes te olete täna veel viimast päeva Kaia põhikooli õpilased. Tere, head pered, head õpetajad. Tere tulemast siia tänasele väga-väga erilisele päevale. Ja see päev on eriline, sest et meie ees on erilised inimesed. Ja nad on erilised tõepoolest, sest nad on just lõpetanud oma elu kõige pikema teekonna. Nad on 9 aastat käinud ühte teed ja see nõuab tõesti visadust, tublidust, vahepeal kukkumist, ülestõusmist ja see kõik on neid ilusaid noori inimesi kasvatanud ja tugevamaks teinud. Ja me oleme näinud teid kõiki sellel rännuteel. Meie õpetajate südametes on väga palju ilusaid hetki koos teiega. Me oleme ju rännanud nii oma sisemise kasvu teel kui ka välises ilmas. Oleme käinud teiega koos matkamas metsades, aga ka linnades ja välismaal. Ja me oleme teid näinud igasugustes olukordades. Ja me julgeme täna öelda tõesti kõva ja selge häälega, et need on noored, ilusad ja targad inimesed, kellel on süda õige koha peal. Nad on avatud ja ausad, nad tunnevad ennast ja nad julgevad edasi minna oma teed mööda. Ja noored, te igaüks olete olnud siin Kaia koolis, aga mitte ainult siit teadmisi saamas, vaid te kõik olete tegelikult lisanud oma lõime sellesse Kaia vaipa, mida me kõik siin läbi aastate koos koome. Nii et mälestus teist ja see, mida teie olete oma isiksusega siia jätnud, on selle suure, pika ja tähendusliku Kaia vaiba üks osa. Ja mida teile tänasel päeval kaasa anda, eks ikka seda, et kuigi te lõpetate kooli ja paljud teist lähevad edasi teistesse koolidesse, kuigi nii mõned jätkavad ka meie Kaia kooli e-gümnaasiumis, siis teadke, et Kaia kool on alati teie kool. Nii kaua kui kool kestab, nii kaua kui teie süda toksub, te võite alati siia tulla. Et ükskõik siis, kas on vaja hüva nõu või abi, või tahate rõõmu jagada, või olete lihtsalt kesklinnas ja vihm hakkab sadama, siis hüppake läbi, alati leidub tass teed ja mõni sõbralik nägu, ma arvan, kes teid siin tervitab. Ja lõpetuseks ma loeks ühe Fred Jüssi kauni mõttetena. Ja Fred Jüssi on targasti öelnud: minu silmade ees on tundmatu maastik. Ma ei näe selle maastiku üksikasju. Ma ei näe, mis on mägede taga, mis on teekäänakute taga, mis on teispool orgusid, teispool metsi. Aga ma pean teadma suunda. Ja see suund on minus endas olemas. See suund on otse kui mingi heli, mingi toon, mida ma ei tohi kaotada. See on kõige tähtsam. See on peamine. Ja kõik muu tuleb. Nii et noored, hoidke oma suunda, hoidke oma heli, uskuge endasse, sest meie usume teisse. Ilusat teekonda teile. Aitäh! Iga klassi kujunemisloos on erilisel kohal klassijuhataja. Inimene, kes on noorte kõrval igal sammul. Kuulab, kui on mure, julgustab, kui on raske ja rõõmustab koos iga väikese ja suure õnnestumise üle. Päevaõppe õpilastel oli 1. kuni 2. klassini klassijuhatajaks Jaanika Villido, kellelt võttis hiljem klassijuhataja rolli üle Sirle Reiu ja seejärel Kaidi Nurmik. 5. klassis asus klassijuhataja kohale Dmitri Tušenko koos Rita Reisenbuki ning Äli Teejärega. Nende kõrval on olnud Saku õpilastel oluliseks tugisambaks Reili Ungerson. Koduõppeõpilaste teejuhtideks on läbi aegade olnud Rita Reisenbuk, Maret Bergström, Katrin Otsing ja Keiu Juurma. Mul on suur au anda sõna endistele ja praegustele klassijuhatajatele. Tiima, palun. No vot, terve aasta olen oodanud seda lõpupidu ja see on ikka ootamatult tulnud. Aga ma kirjutasin endale kõne, sest et ma olen juba 39 ja
eks see vanus hakkab tasapisi tulema. Tere, head lõpetajad, armsad kolleegid, lapsevanemad, külalised, kallid õpilased. Ma olen olnud teile toeks juba 3. klassist. Ja te olite alles 3. klassis, kui me saime tuttavaks ja hakkasime tasapisi vene keelega tutvuma. Ja kui te lõpetasite 4. klassi, siis helistas mulle ühel ilusal päeval Mari-Liis Kolk ja küsis, et kas ma tahaksin teie klassijuhatajaks hakata. Selline pakkumine tuli mulle tollal ootamatult ja võttis alguses sõnatuks. Siis aga lisas Mari-Liis, et mulle tuleb appi Rita ja hakkame suurt 5. klassi juhatama koos. Seepeale andsin kohe oma nõusoleku. Nii me Ritaga tegimegi tihedat koostööd, toetades teid ja teineteist. 6. klassis tuli mulle abiliseks Äli, kellega me 1,5 aastat pingutasime ühise eesmärgi nimel, et meil kõigil oleks hea ja turvaline olla. Aeg-ajalt pidi ka müüre lõhkuma, nii ülekantud kui ka sõna otseses tähenduses. Seda eriti siis, kui Saku õppeklassist tuli meie klassi õpilasi juurde ning klassi suurus kasvas 23 õpilaseni. Ette. Mäletate, Saku klassi lapsi kutsuti tükk aega sakukateks, isegi neid, kes ei olnud Sakust pärit. Ja klassis olid tekkinud erinevad leerid. Siin kulus meil Äliga palju energiat ja auru, et klass muutuks ühtsemaks. Kuid tulemus on teie ees. Viimased 2,5 aastat olen ma juhatanud kooli kõige läksemat ja rahulikumat klassi meie koolis. Ma pidin isegi välja mõtlema erinevaid nippe, kuidas teid elavamaks ja aktiivsemaks muuta. Selleks korraldasin väljasõite, klassiöid, mänge, viskasin nalja, rääkisin neid laulju, laulsin laule teile. Ka täna tahan teile laulda ning süstida teiste laulu kaudu optimismi uute radade rajamisel. Ja siin on minu kingitus teile laul Goluboi vagon. Muusika, palun. Медленно минуты уплывают вдаль, где уже не шли. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому лучшее верится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. Пустя, эй, прибавь к ходу машинист. Скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому лучшее верится, катится голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается, пусть он тянулся целый год. Скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому лучшее верится, катится голубой вагон.
каждому лучше верится. Катится, катится голубой вагон. Aitäh, sõnad läksid vahepeal meelest. Aga mul on tohutult hea meel, et teist on sirgunud rahumeelsed, enesekindlad ja hoolivad noored, kes oskavad hinnata sõprust ning teha õigeid valikuid. Ma tänan teid selle eest, et olete saanud mulle armsaks ja et olete mind usaldanud. Samuti tänan lapsevanemaid, kes usaldasid minu kätte oma kõige kallima vara, oma lapsed. Meie koostöö oli tõeliselt inimlik, soe ja edasiviiv. Suur tänu kolleegidele toetuse ja südamlikkuse eest. Eraldi tänu meie Annile, kes on mind ja õpilasi alati vaimselt toetanud. Tänan teid kõiki ja soovin rõõmurohkeid uusi avastusi ja kõrget lendu. Ja annan sõna Annile. Anni, tule siia. Aitäh! Tere minu poolt ka armsad üheksandikud. Ma ei ole teie klassijuhataja küll, aga ma ei saanud lasta teid niimoodi ära minna, et ma ei saa ühtegi sõna öelda, nii et ma pressisin ennast siia lauale. Ja ma tahaks teile ka öelda enda poolt aitäh, et te olete olnud imelised lapsed. Ja mul on nii suur hea meel, et ma olen saanud teiega tuttavaks. Väga väike spikker ma vahepeal vaatan, sest et ma olen veits närvis. Aga jaa, et mina tunnen ka, Marit rääkis kõik juba selle suurejoonelise juttu ära, aga ma tahan ka öelda, et ma tunnen tegelikult väga suurt uhkust iga ühe teist. Et kui ma teid täna vaatan, siis te olete sirgunud nii suurteks, ilusateks, kauniteks, tarkadeks, noormeesteks ja neideks. Ja ma olen väga uhke teie üle ka ise, nagu ka teie olete kindlasti enda üle. Ja vanemad on kindlasti väga uhked oma laste üle. Aga kui mina sain teiega tuttavaks, siis te olite 6. klassis ja nagu Tiima rääkis, siis oligi, et osad tulid Sakust, osad olid siis Tallinnas ja ma sain hakata teid õpetama siis alguses 2 rühmas, siis 1 rühmas ja loodusõpetuse tunnid olid minu arvates väga lõbusad, ma ei tea, kas teie arvates ka, minu arvates olid. Saime koos käia õues õppimas ja matkadel ja kus me veel käisime kartulit võtmas, et see kõik on hästi selline meelde jäänu jaoks olnud. Ja ma olen siiralt tänulik nende hetkede eest. Ja ma ei tea, kas mu käsi väriseb, ma tegelikult üldse ei ole järgis nii. Aga vist on ebamugav asend. Aga igatahes ma tahan öelda, et te olete olnud imelised õpilased mulle. Ja ma vahest imestan tegelikult selle üle, et kuidas on võimalik, et üks klass on olnud nii selline üsi, õpihimuline, koostöövalmis ja lugupidav. Et teid on olnud rõõm õpetada. Ma ei tea, kas te olete kõikides ainetundides nii tublid olnud, aga mina mäletan teid igatahes sellistena. Et suur rõõm on olnud. Ja mis on veel oluline minu arvates see, et teil on olnud väga palju väljakutseid, osadel vähem, osadel rohkem ja te olete need kõik ületanud. Ehk siis te olete täna, kes te olete siia jõudnud, siis ma arvan, et te peaksite väga uhked enda üle olema, sest et esimene koolietapp on läbi saanud, mis on väga oluline teie jaoks ja te lindategi välja meie pesast. Ja mina mäletan teid kindlasti veel aastaid, kindlasti. Ja kui ma mõtlen tagasi oma õpetaja teile, ma arvan, et ma alati jään teie klassi mäletama, sest et teie üksite ka minu õpimotivatsiooni vahepeal üleval või õpetajana. Et kui tundus, et on ikka õpetaja amet väga raske, siis kui ma teie klassi juurde tulin, siis tegelikult ma sain aru, et mulle täiega meeldib õpetamine. Et suur aitäh teile selle eest. Ja ma soovin teile südamest edu ja rõõmu kõiges, mis te ette võtate. Ja lisaks siis me Tiimaga siin mõtlesime salaja, et tahaks teile midagi oma pealt ka, et kooli poolt kingitud saate te, aga mõtlesime, et tahaks teile oma poolt ka midagi kinkida. Valikuid teha ei saa, sest te kõik olete meie nii erilised ja siis mõtlesime, et kingiks teile šokolaadi.
Tiim arvas, et ei, te sööte ära selle, mis kasu sellest on. Mõtlesin, et okei, kingime lille. No kõik kingivad teile lilli. Ja siis me mõtlesime hoopis, et kingime teile pliiatsi. Keegi ei kingi teile pliiatsit. Ja et pliiatsi üks iga poolest kingime teile märkmiku ka. Aga need on sellised sümboolsed, et pliiats siis sümboliseeriks seda, et te saaksite või et te saate ise enda eluteed hakata kirjutama. Et seate endale ise omad eesmärgid ja sihid ja täidate need ja märkmiks siis teie tulevik on teil ka toeks. Vääriskivi on ka, igale ühele valisime teid iseloomustava värvi ja panime Tiimaga enda poolt siis mõned sõnad juba siia märkmikusse igale ühele sisse ka. Aga jah, see sõnum oleks, et teie ise olete oma lugude autorid, et soovime teile, et teil läheks kõik hästi ja kirjutage siis selline elutee teile, mis teid ennast uhkeks teeb. Et aitäh teile. Ma nüüd nutan natuke. Palun siia Maretti, kes siis koduõppe koordinaatorite poolt sõna võtab. Tere! Tere, kallid lapsed! Tere, kallid vanemad! Tere, õpetajad ja meie armas koolipere! Et on suur õnn, et me elame vabaduse ajal, mil väärtustatakse iga lapse eripära ja igaühe õigust oma õpirajale. Koduõppe teekond on teie jaoks alanud erinevatel põhjustel. Kes on reisinud, kes on vajanud rahulikamat õpikeskkonda, kellel on varem kooliga keerulisi kogemusi, kes on tahtnud vabamalt õppida. Teie ja teie vanemad olete julgenud oma hariduse iseenda kätte võtta ning usaldada teed, mis on just teie nägu. See otsus tähendas teile kui ka teie vanematele suuremat vastutust, pühendumust ja usku oma valitud teesse. Mõnes mõttes sattus koduõppele minnes kooli terve pere. Koos teiega hakkasid õppima ka teie vanemad, õpetades, toetades ja õpitud dokumenteerides. Nad julgustasid teid siis, kui motivatsioon kippus kaduma, pusisid koos teiega loovtööd teha, toetasid pingelisel eksamiperioodil. Selline teekond kindlasti muudab ka peresuhteid, et enamikel juhtudel tõi see rohkem lähedust, aga kuigi oli ka pingeid. Aga kindlasti on see ühine kasvamise teekond. Olen näinud, et koduõpe on õpetanud sind päriselt õppima ja ise vastutama. Minult on küsitud, et kas veebitundides näiteks ei ole distsipliiniga probleeme. Aus vastus on, et ei ole. Lapsed tulevad tundi õppima ja korda luua pole vaja. Nii et koduõppe on omamoodi rätsepa ülikond, mis sai õmmeldud sinu pere ja sinu mõõtude järgi. Kool on sel juhul eemalt toeks ja partneriks. Said õppida omale sobivas tempos, said süveneda oma huvidesse ning õppida seal, kus elu parasjagu toimus. Õpetajaks ei olnud ainult õpikud ja veebitunnid, vaid ka loodus, reisid ja igapäevaelu. Toimus töö, õpetus selle kõige paremas mõttes. Värviti aeda, pandi kokku kappe, parandati arvuteid. Loodusõpetuse ja kunsti üle arutleti muuseumis, matkateel või perereisil. Head lõpetajad, lähete nüüd edasi
hindamatu enesejuhtimise oskusega ja julgusega olla teie ise, loodetavasti ka usuga maailma headusesse ja lähedaste inimeste toetusesse. Mida paremat võiks üks noor inimene veel teile kaasa võtta. Soovin teile ilusat jätkuvat teekonda, koos kasvamist, üha sügavamat iseenda avastamist ning julgust elada oma tõe järgi. Eriline tänu kuulub teie vanematele, kes on sellel teekonnal olnud õpetajad, toetajad ja julgustajad. Teie vaprus, pühendumus ja armastus väärivad samuti täna tunnustust. Palju õnne teile kõigile! Üheksa aastat koolis. See on kümneid ja kümneid kirjatükke, sadu koolid, aga ka päris mitmeid matku ja väljasõite. Õppisite nii õpikutest kui elust enesest. Kuidas aga ise oma teekonda siin meenutate, saame kohe kuulda, sest lõpetajate nime võtab sõna Gretel Linnokütt. Tere armsad õpetajad, vanemad, sõbrad ja minu kallis klass. Kõigepealt tahaksin öelda, et ma pole mitte kunagi õnnelik olnud, et midagi niisugust teha, lõpetada. Need 9 aastat on olnud tormilised. Meil on käinud paljud erinevad inimesed klassist sisse ja välja, kuid lõppude lõpuks oleme me kõik ikkagi üks. Olete saanud minu pereks, kellele saab alati toetada, isegi kui meie klassis on olnud palju draamat ja erimeelsusi. Igaüks teist on teinud minust inimese, kes ma praegu siin seistes olen. Me oleme kõik koos kasvanud ja mul on imeline vaadata, millisteks inimesteks te saanud olete, sest te kindlasti ei ole need samad väikesed põnnid, kellega ma 9 aastat tagasi 1. septembril vaipade peal hiies istusin. Ma arvan, et jääme kõik igatsema füüsika kontrolltööde ajal võimalust kasutada vihikut ja valikvastuseid. Neid matatunde, kus mina ja Karoliina nalja tegime, neid vaidlusi, mis minul ja Railil oli matemaatika vajalikkusest aega liita. Klassireisi, kus olime kõik ühes toas ja terve üleval, vaidlesime, kas kuule maandumine toimus 9 hilandavatest kraadist. 1. klassis Karluse lauasahtlist ära söödud Võiku Kuru poolt, mis meil on miskipärast kõigil meelde jäi. Kes ei tea, Kuru oli meie 1. klassi klassijuhataja Jaanika Koer. Samuti sooviksime ka veel 9 aastat külastunnistuse mina ja Gretel ei saa vabandada selle väikese tüdruku ees, kes 1. klassi koolilaagris ise tehtud minilooma nägudega raamatuid müüs 50 sendi eest, mida me talt varastasime, sest meil ei olnud 50 senti ausalt öeldes tänase päevani pole. Kõige rohkem tahaksime muidugi tänada enda klassi, aga ka vanemaid, kes kõikide meie omadega tegelesid ja meie kallis klassijuhatajad Tiimat, kes meid lihtsalt ära kannatas ja toetas. Omalt poolt tänan veel Raini, sest 6 aega tagasi ei arvanud, et siin täna seisan, aga Rain uskus minusse ja sellest mulle piisas. Teadke, et saate minu poole ka edaspidi alati pöörduda, kuid kui te mulle helistate, siis tehke seda kindlasti 2 korda, sest mul 100% tunnetust oli peal. Ma jään teid kõiki väga igatsema. Palju on 9. klass, me tegime selle ära. Täna on päev, mille õpetajad vaatavad uhkuse ja rõõmuga meie lõpetajate poole. Meie, õpilaste, vanemate ja kolleegidena, vaatame ka uhkusega õpetajate poole, kes on oma õpilasi 9 aasta jooksul inspireerinud, toetanud, julgustanud ja suunanud. Tänukirjad õpetajatele annab üle kooli juhataja Marit Otsing-Saar. Dmitri Tjušenko, klassijuhataja ja vene keele õpetaja. Riita Reisenburg,
endine klassijuhataja ja koduõppe koordinaator. Maret Bergström, koduõppe õpilaste koordinaator. Keiu Juurma, koduõppe õpilaste koordinaator. Reeli Ungerson, endine klassijuhataja ja õpetaja. Äli Teer, endine klassijuhataja ja inglise keele õpetaja. Kaidi Nurmik, endine klassijuhataja. Sirle Reiu, endine klassijuhataja. Priit Ratassepp, eesti keel ja kirjandus. Rain Baumann, matemaatika. Raine Lindepuu, inglise keel. Vahur Luts, füüsika. Heli Piisang, keemia. Raili Poola, geograafia. Miina Vanem, bioloogia. Lembi Välli, ajalugu ja ühiskonnaõpetus. Helena Karu, kunstiõpetus. Raimond Mägi, muusika. Regina Herodes, tüdrukute liikumisõpetus. Taivo Püi, poiste liikumisõpetus. Urmi Jürjens, infotehnoloogia. Anni Silm, inimeseõpetus ja sotsiaalpedagoog ja Hevko. Mirjam Hakkaja, koolipsühholoog. Kerta Karaševits, koduõppeõpilaste õpetaja. Kristiina Kissler, koduõppeõpilaste õpetaja. Andreas Eerik, koduõppeõpilaste õpetaja. Maimu Tamman, abiõpetaja. Liina Lemming, koduõppeõpilase õpetaja. Ja Evelin Salu, koduõppeõpilaste õpetaja. Nii, ja siis me täname veel koolijuht Marit Võtsaks-Saart ka. Selleks tuleb võtta mina Lille.
Head lapsevanemad, me tahame ka tänada teid, kes te olete olnud oma lapse esmased ja peamised kasvatajad, toetajad, hoidjad. Nii mõnedki teist on kannatlikult ja heatujuliselt olnud saatjaks klassi ühistel retkedel, õhtul hilja oma lapsele koduseid ülesandeid selgitanud või loovalt lähenema pidanud, kui on selgunud, et järgmiseks koolipäevaks on kiiresti vaja sirklit, udumisvardaid või jooksutosse. Nii mõnedki teist on olnud oma lapse koduõpetajaks ja võtnud kogu vastutuse tema haridustee eest. Nii, kas nüüd on keegi, kes soovib lapsevanemate nimel võtta sõna? Ja Tiina Mai tuleb. Mul ei ole. Tere, mina olen siis Kaide Väinu ema ja pandud eile õhtul selle fakti, et äkki, kui keegi ei võta sõna, kas sa oled valmis. Nii et selles suhtes ma ei olnud valmis, aga mul on sõber siin telefonis olemas ja ma saan aru, et need kõned on olnud juba väga palju ja pikalt ja tegelikult te tahaksite saada kätte oma tunnistused ja minna siit kõikide pilgu alt ära. Nii et mul on teile üks luuletus. Mulle meeldib rääkida luulevormis ja see ei ole minu kirjutatud. Aga selle on kirjutanud üks Eesti ajakirjanik ja lihtsalt kirjanik nähtavasti. Ja ma soovin sulle vahvat tuult, silmasädet, tiibadesse tuult. Soovin sulle uhket tuult, rõõmust rõkkavat rinda ja naeratavat suud. Soovin sulle lahket tuult, armulisi apse ja võimalust uut. Soovin sulle julget tuult, tee mida vaja, olgu või vastu tuult. Soovin sulle õnnelikku uut, et ladus oleks minek ja õige marsruut. Soovin teile turvalisi ämbreid, mida kolistada ja julgust eksida ja edasi minna. Tuultiivadesse kallid. Okay. Nüüd kutsume siia meie 9. klassi lõpetaja David Andrenikjani, kes esineb meile klaveril Johann Sebastian Bachi pala.
Nüüd lähme kõige oodatuma osa juurde. Lõpetajad saavad põhikooli lõputunnistused. Head noored, protsess näeb välja järgmine. Kui teie nimi öeldakse, tulete ja võtate vastu lõputunnistuse, kingituse, lilled ja poseerite kindlasti hetkeks fotograafile ka. Seejärel annate allkirja õpilasraamatusse sinna aknase juurde. Ja selleks palungi siia koolijuhi Mariti ja klassiõpetaja Tiima ja koduõppekoordinaatorid siis ka. Loen ette põhikooli lõpetamise käskkirja. Haridusteadusministeeriumi 23. augusti 2010 määruse number 44. Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord. Paragrahv 4.6 kohaselt otsustab kooli õppenõukogu põhikooli lõpetamise. Põhikooli lõpetamise tingimused on sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi seaduses paragrahv 30 ning Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011 aasta määruses number 1 põhikooli riiklik õppekava paragrahv 23. Põhikool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused. Haridus- ja Teadusministeeriumi 23. augusti 2010 määruse number 44. Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, paragrahv 4.6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõpetamise. Lugeda põhikool lõpetanuks järgmistel Kaia kooli lastel. Haili Leidla lõpetab põhikooli kiitusega. Riiko Martin Ilumäe lõpetab põhikooli kiitusega. Birgit Tader. Aksel Jaak Ahelik.
Hardi Alver. David Andrenikjan. Emil Puström. Tristan Elvak. Morten Voht. Reete-Liisa Kask. Reete-Liisat tunnustame ja täname ka kui aktiivset õpilasesinduse presidenti. Allkiri, Reete-Liisa, allkiri. Lisandra Kikas. Kaius Liimel. Kaide-Leenu Liiv. Dolores Ilma.
Gretel Linnukütt. Massimo Lustrissini. Joshua Kaarel Martin. Christopher Robin Münts. Sofia Nilsen. Vihur Põld. Simona Saarela. Simona Senosi. Kristjan Steinberg. Stefani Josefiina Suurkivi.
Christopher Sõelsepp. Mari-Liis Turba. Hinn Nurtson. Marten Felix Ust. Irene Penelope Veike. Ja Karoliina Veremägi. Hurraa! Nüüd on kõigil lõputunnistused käes. Meie aktuse lõpetuseks palume siia kandemängi õpetaja Regina ja kutsume teid ka kõiki kaasa laulma. Laulusõnad leiate ekraanilt. Palume kõigil kaasa laulda, et see ei ole esinemine, see on ühislaul, nagu Eestis on laulupeod ja alati on tänusõnad asjakohased, tänud kõikidele noortele, tänud lapsevanematele, õpetajatele ja saadame tänusõnadega kõik koos helge tuleviku suunas teile. Et hääle soojaks saada, saame üldiselt pihta. Ma 1000 korda tänan sind, et ootasid mu ära vend. Nüüd edasi pean minema ja süda olgu mureta. Üks roheline kõrlik
tervitas, mind nõnda viisi tervitas, et nais minu rännu kottile, sealt vaatas sulle järele. Ma 1000 korda tänan sind, et ootasid mu ära vend. Nüüd edasi pean minema ja süda olgu mureta. Sõbrelane sipelgas, sind jõudumööda tervitas, et proovib sinu rannu kottile, sealt vaatas sulle järele. Ma 1000 korda tänan sind, et ootasid mu ära vend. Nüüd edasi pean minema ja süda olgu mureta. Väike kuldne liblikas, sind nõnda viisi tervitas, et minu rännu kottile, sealt vaatas sulle järele. Ma 1000 korda tänan sind, et ootasid mu ära vend. Nüüd edasi pean minema ja süda olgu mureta. Tuhat tänu. Nüüd saavad kõik pered õpetajaid õnnitleda. Võtame selleks 5 minutit. Palun aga veel tähelepanu. Kui te kuulete muusikahelisid, siis see tähendab seda, et teid oodatakse koolimaja ette, et fotograaf saaks teha klassist lõpupildi. Ja kõik külalised, kes meid praegu vaatavad online'is, saavad samuti õue tulla. Õues siis saavad pered koos pildistada. Seejärel on kõik saalis viibijad oodatud torti sööma. Torti saab sealt üle tee söögiruumides. Kõrget lendu ja ilusat peo jätku!